On kuulda. Saime lõpuks korraga mikrit ka kätte. Aga ma tunnen seda pinget juba saalis. Aga nüüd ongi käest tegelikult see aeg, mida te kõik kindlasti pikki silme olete oodanud. Nüüd asume ka autasustamise juurde. Esmalt saavad siis tunnistuse võistlusel osalemise eest kõik õpilasfirmad täiesti suvalises järjekorras. See ei tähenda üldse, et siit ei saa välja lugeda, kes on võitnud, kes mitte. Kõik tulevad ette täiesti järjekorras ja õpetajatel on kingituse välja pannud Tartu linnavalitsus ja värskeid majandusuudiseid pakub Äripäev. Nii, aga tegelikult kokkuvõtteks ja auhindade üleandmiseks kutsuks ette ka žürii esimehe härra Rein Loigo. No nii, isegi žürii on oma raske päevaga õhtule saanud. Ja ma küll tean seda saladust, aga ma teil ikka veel ei ütle. Nii et kõigepealt siis tahan tänada veel kordselt tõesti kõiki. Et siin oli 16 väga selget ja tugevat firmat oma püüdlustega. Kõik olite tublid ja lihtsalt žürii arvates kõigile esikohta anda ei saa, aga tubli sellise koha anname teile küll kõigile, et tugev käeküstus. Aga kas ta nimetate nüüd? Ja, niisiis esiteks õpilasfirma Candelicious Haapsalu innovatsioonikeskusest. Tulge ette juba lihtsalt. Anett Kassandra Tanneberg ja Jane Nelke, Laura Mihk, Laura Viiko, Sandor Köster ja õpetajaga Angela Leping. Palun kõik ette. Siis teie kohta ütleks seda, et hea lõhn ja ohutus ja toote teeb eriliseks eriti see, kui te sellesse ise väga usute, et teil oli väga eriline toode. Aga aitäh, anname teile kohta tunnistused. Ma ei tea, kas seda lõige käe võtab, ma ei tea, kas Laura, ei ole Laura. Kaks algatud, Jette. Ja Anett. Väga suur tänu teile. Õpetaja. Tänu. Saate te kõik sellised lahedad iseloomukotid ja seal sees on ka üht-teist. Nii, aga järgmine õpilasfirma on TK Koolitus, Tallinna Õismäe Vene Rütsemist, koosseisust Diana Krasman, Diana Tanaga, Karina Kabrits ja õpetaja on Niina Sidorenko. Palun tulge ette. Selle firma kohta võiks siis nii öelda, et kui see firma ja need tüdrukud oleks alustanud varem, oleksid siis praegused suhtlemiskoolitajad töötud ja peaksid pöörduma Samsu poole, kes leiaks kiire lahenduse ka nende probleemidele. Aga saaks tänada siis. Jana. Jana. Ja õpetaja Niina. Lavale EasyClip, Tallinna 21. kool, Mari-Helen Starkov, Pillerin Baas, Silvia Grupp ning juhendaja Epp Podja. Palun ette. Hendrik Hindor. Firma kohta võiks öelda, et mugavus peitub pisiasjades ja selle mõistmine võib kujuneda tulusaks äriks. Lahendades tuhandete muusikabändid igapäevaprobleeme teenisid nad opsaka kasumi. Annab üle väikse tunnistuse Silvia. Mari. Ja Pillari. Ja õpetaja
Järgmiseks palume lavale õpilasfirma Flash Art Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist koosseisus Anastasia Aulova, Ekaterina Ehand, Nikita Turok, Viktoria Pudnik ning õpetaja on Pavel Vassiljev. Ja Flash Arti kohta ütleks nii, et inimeste edevus ja enesejäädvustamisvajadus pakub tööd ka selfide tegemise ajastul. Eriti kui palju pilte teha professionaalsete lõbuga. Täna küll siia sõites ma kuulsin, et nüüd enam selfie polegi niimoodi, et on juba pelki. Ja Victoria tuli õige. Liina. Nikita. Ja Pavel. Nüüd palun Ida-Rüütlid Kohtla-Järve gümnaasiumist. Eerik Villi, Kaspar Lütt, Margus Mardi, Martin Lass ja Martin Mikita ning juhendaja Kaire Jää. Ida-Rüütlid edu saladuseks on eelkõige töökus, valmisolek iga päev, iga tund terve kooliaasta jooksul rahuldada inimeste üht põhivajadust, söömist. Aga mulle täita sellega meelde, et mul oli suur üllatus, et siin on 4 omanikku ja ainult 1 palgatööline. Ja omanikud ütlesid, et kõigepealt võtame välja dividendi ja siis vaatame, et palgatöölisel ka midagi. Argus. Erki. Ja Kaspar. Õpetaja Kaire. Nii, järgmine õpilasfirma on Joy Jars Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist, koosseisus Julia Tšitškova, Natalia Hitrova, Nikita Kütt, Snežana Zaitseva ning nende õpetaja on Pavel Vassiljev. Ja kommentaariks ütleks, et kui sa ise ennast motiveerida ei suuda, siis leiad abi Joy Jarsi kurvist ja tõepoolest seal on päris huvitavaid abisid saada. Aga aitäh teile, Snežana. Natalia. Ja. Ja. Oli siin. Nüüd palume ette õpilasfirma Kirtse Loo keskkoolist. Anna-Kaisa Martin, Grete Silvia Sorts, Karmen Timberg, Kristel Soorand, Maret Mardim ning nende juhendaja Gunnar Richter ja Maret Härm-Tilk. No nii, selles küünlat tootmas firmas on siis ühendatud naiselik ja küünlailu ühte firmasse, nii et väga selged eesmärgid ja väga tubli töö, et küünlad olid muljetavaldavad. Aitäh teile. Maret. Kristel. Anna-Kaisa. Grete Silvia. Ja Karmen. Ja õpetaja Gunnar. Ja siis Maret. Nii, nüüd ootab lavale õpilasfirmad Kroonikud Pirita Majandusgümnaasiumist, koosseisus Karl Tooming, Kristjan Tärk ja Oliver Hiiet. Juhendaja on Ursula Pavel.
riiuliteks. See on iga enda valik, kas siis raamatut riiuliteks või raamatut riiulid. Igatahes mina ei uskunud, et see võib väga hästi õnnestuda, et see nii tugev on see toode. Aga väga vahva valik. Aitäh teile, Oliver. Nüüd palume lavale Luksvalgus Värska gümnaasiumist. Anett Suure, Elis Raudkett, Laura Tillo, nende juhendaja Helena Kudre. Meelde jäi teie selline logo, et kui sais olla täht taevas on lambike kodus, et tõepoolest, et õhupallist küll lampi saanud, aga pildis jäi väga uhke. Aitäh teile, Laura. Elis. Ja õpetaja Helena. Järgmiseks palume lavale õpilasfirma Miracle Looso Koila gümnaasiumist. Koosseisus Andre Lebus, Kaisa Höögren, Krista Tarkmees, Merilin Kähar ning nende juhendaja oli Margot Saar. Nüüd võite plaksutada. No nii. See firma siis sai sellega hakkama, et lahendas ära tuhandeste või isegi võiks öelda miljonite naiste vist väga sagedase probleemi koos kodukaunistusega. On kuhu neid kõrvalõnga tekutada. Aitäh teile. Kaisa. Krista. Õpetaja Margot. Neid palun lavale Neon Vision Võru Krossvaldi gümnaasiumist. Grete Niido, Inge Varik, Mari-Liis Segaseer ning juhendaja Kerstin Tammer. Tundub, et Neon Vision tabas selle ära, et õhtul ja pimedas võib-olla silmades ära ei paista väga hästi silma, et küll takid ja prillid ja ikka värgatakse hästi. Nii et aitäh teile, väga huvitavad prillid olid. Mari-Liis. Inge. Ja Grete. Ja õpetaja Kerstin. Nii, nüüd tulevad lavale, ma loodan ainult, et tulevad lavale õpilasfirmas Salt & Pepper Paide gümnaasiumist. Koosseisus Elisabeth Aaven, Janne Rihe, Kadri Pius, Madeleine Ütt ja Signe Jäätma. Juhendaja on Elve Metsaar. Metsaar arvab kodamist. Väga põnevad raega põlled, nii et võimaldab siis, kui on oht, et pudipõlle peaks kandma, siis saaks väga edukalt kanda uhket särki. Aitäh teile. Annaks üle teile siis väikesed tunnistused Signe. Janne. Õpetaja. Nüüd tuleme lavale Science Tallinna Reaalkoolist. Jürgen Jõulu, Kaarel Kotkas, Kätlin Tammiste, Rainer Urmas Maine ning Uku Tammet ja juhendaja Riin Saar.
et kui endal on santsu vahevõitu, siis otsi üles sants ja elu läheb üles mäge. Ja nüüd kohe tulevad koju kätte. Ainar. Aitäh. Kõiku. Aitäh. Kätti. Jälläken. Ja Kaarel. Aitäh. 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 Järgmiseks tervitagem lavale õpilasfirmat Stashbook Hugo Treffneri gümnaasiumist koosseisus Ergo Kukk, Joonas Sisask, Martin Käärik, Silver Eerik Saage ja Silver Kiho. Juhendaja on Ülle Seebri. Stashbookil me saame teada, et raamatut tarvitada väga mitmel otstarbel, eriti neid, mida enam lugeda ei taha. Et ega raamatu sisu üle tõesti ei saa otsustada ainult kaante järgi. Aga aitäh teile, Martin. Silver Eerik. Ergo. Joonas. Ja Silver. Ja Peter Ülle. Aitäh. Järgmiseks The Stories Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist. Angelina Korol, Anna-Maria Begetova, Elizaveta Fotavova, Maria Šakats ning juhendaja Pavel Vassiljev. Ja juurde öelda, et müstilised tiigad ühendasid kokku müstilise vanalinna müstilise tooriga, et väga vahva idee. Aitäh teile. Maria. Anna-Maria. Aitäh. Elisaveta. Anna-Maria. Kolmas kõlvedes. Ning viimaks kutsume ette õpilasfirma Vennad Trummid Kohila gümnaasiumist koosseisus Aimar Toomela, Konrad Ilustrum, Ott Tabroi, Rasmus Koit ning nende juhendaja on Marjut Sarv. Et võrrandid ja valemid on juba ammusest aegadest õpilasrühmadele edu toonud. Et eks teie keemia, ma usun ka, aitab paljudel keemiat rohkem selgeks saada. Igatahes tunnistan, et ka mina ostsin selle õpikuse, et eks on ka targemaks. Aitäh teile, Konrad. Ott. Aimar. Rasmus. Aitäh. Nii, nüüd on kõik oma diplomid ja iseloomukotid kätte saanud, eks ole? Jah, on küll. Ja ma tean, et sa võisid natuke tüüt olla, te kõik ootate kannatamatult auhinda, aga tegelikult te tõesti kõik väga tublid olnud ja just sellepärast kutsuti kõik ühe kaupa ette. Ja just seetõttu, et olete nii tublid olnud, see on teile ka veel üks üllatus teile kõigile. Kõiki finaalis osalenud õpilasfirmasid ja juhendajad ootab peaminister Taavi Rõivas vastuvõtule Stenbocki majja 22. mail kell 2. Nii, aga nüüd võiks küll auhinnad välja jagada, eks ole? Aga ei jaga. Enne kaasa auhindade jagamise juurde soovime tänada neid inimesi, kes meie tänase päeva õnnestumisel on kaasa aidanud. Õpilasfirmade võistluse korraldaja on Junior Achievement Eesti.
kuid võistluse korraldusele andsid väga suure panuse Tartu linn, Tartu ärinõuandla ja Tartu õpetajad. Ning nüüd anname sõna Epp Oidale. Sellel aastal oli meile see abi väga tähtis, sellepärast, et nagu te teate, on sellel suvel tulemas Euroopa õpilasfirmade võistlus Eestis ja kogu Suunaraks-Filmet Eesti tiim tegelikult oma põhitöö ja põhirõhu energia paneb Euroopa võistluse korraldamisele. Me oleks olnud ilmselt väga hädas, kui Tartu ei oleks pakkunud oma abi. Ma veel ütlen teile enne, mis ei puuduta seda, aga ma äkki ei leia paremat aega. Me avame kohe Euroopa võistluste Facebooki lehe. Facebook.com ja nii edasi te leiate kõik Company of the Year competition. Aga kui te Suunari kodulehe üles otsite, siis me sealt anname ka viite. Käige ja laikige seda. See on meile. Aga nüüd siis lähme tänamise juurde. Meie väike, hea, armas töökas Janeli Virnas. Suur abiline, kes ei pidanud paljuks teha teile hommikuse filmi, kes on istunud täna terve päev žüriis ja kes aitas ka muidu ette valmistada ja keda võitnud õpilasfirma ilmselt ka suvel kohta. Karmo Kurvits. Kõik noored nautisid eile õhtust mängu, ilma selleta oleks teile jäänud Tartu külastus pooleli. Ragnar Palla, oleme väga tänud. Temal oli edukas õpilasfirma. Põhilise suure vaeva nägijad, aga siis on meil olnud siin abis veel 2 Üllet, 2 töökat õpetajat. Palume Ülle Seebri ja Ülle Tõnutare. Svetbankist raamatute. Sulle ka, et sulle meelest ära ei läheks. Tee märkurid Svetbanki raamatutes. Aitäh! Aitäh Epule nende tänusõnade eest. Ja nüüd ongi käes auhinnad. Jah, kui teine esikolmiku välja kuulutame, on meil jagada veel mitu eri auhinda. Just. 2 nädalat on Junior Achievement Eesti Facebooki lehel olnud üleval teie videoklipid ning inimesed on saanud hääletada oma lemmiki poolt. Eile kell 14.00 läks hääletus lukku. Kas teie teate, kes sai kõige rohkem hääli? Ja teate. Kampaania käigus anti tegelikult kokku 3138 häält, mis pole üldse vähe. Ning võistlus oli väga tasavägine, kuid lõpuks jäi peale õpilasfirma Sants, kelle video kogus 758 häält. Auhinname kätte härra Tauno Vanaselja Svetbankist. Nemad sõidavad külla Rootsi reklaamiagentuurile. Palju õnne! Täna on võistluse ringi käinud ja teiega vestanud palju olulisi inimesi.
mõni teist on jäänud eriliselt silma. Esmalt palusin AHA kommunikatsioonijuhi Liina Pulgase, kes kuulutab välja AHA preemia. Palun, Liina. Nii, tere teile kõigile minu poolt. Ma saan aru, et te olete kõik juba nii põnevil ja ei jõua ära oodata, et millal ometi saaks neid auhindu. Ja siis ma tahan ka veel paar sõna AHA poolt teile tervituseks öelda, et meie siin AHA-s hindame seda, kui inimesel silmad säravad. Ja siin tõesti, isegi ma siin, kuigi ma istusin seljaga teie poole, siis selja tagant seda särinat on siin nagu tunda kõvasti. Helistasin juba haldusjuhile, et kas saaks äkki ventilatsiooni veel juurde keerata, et see särin on juba nii kõva, et varsti siin saab õhk otsa. Ta ütles, et kõik nupud on maksimumi peal, et enam nagu kuskile keerata ei saa, nii et jätkake selle sama särinaga kindlasti edasi. Ja et ükskõik, mis asja te teete, et tehke seda kindlasti südamega, et meie siin AHA-s ei ole üldse nii, et teeme täpselt seda asja, mida me õppinud oleme. Et näiteks tihtilugu on nii, et tuleb välja, et mõnel inimesel on äge hobi ja siis me kohe rakendame ta seda hobi ka tegema ja pärast tulebki välja, et võib-olla seda oma hobi asja ta teeb veel poole ägedamalt kui seda, milleks ta palgatud on, aga et selles mõttes nagu andke ja ka minna. Aga siis mul on siin üks auhind ja tegelikult ma veel kohe välja ei ütlegi, kellele AHA auhind läheb, sellepärast et selle AHA peaauhinna me anname siis sellele ettevõttele, mis võidab. Aga siin on nimed sees ja pärast, kui peaauhind välja kuulutatakse, siis loodetavasti keegi annab selle kotikesega õigetesse kätesse. Aga tegelikult meil on siin mõned auhinnad veel. Et mina küll hetkel olen AHA kommunikatsioonijuht, aga mina olen natukene nagu pikema vinnaga. Nüüd läks mul tükk aega aru, et mina pean ka ettevõtjaks hakkama ise. Et teie olete õnneks mitu sammu eespool ja see on väga äge, et te veel alles õpite gümnaasiumis ja juba teate, et kuidas nagu tegutseda võiks. Et olen ise saanud siis Eesti aasta turundaja auhinna ja arvan, et ma võib-olla natukene turundusest, kommunikatsioonist ja suhtekorraldusest ja ajakirjandusest tean. Ja üks auhind, mis on teile kõigile, on siis see, et järgmise nädala jooksul, kui teil on mingeid kommunikatsiooni, turunduse, välisturunduse, veebi või ükskõik mis selle valdkonna küsimusi ja te tahaksite saada tasuta konsultatsiooni, siis kirjutage või helistage mulle. Te kindlasti leiate mu kontaktid üles AHA kodulehekülje pealt www.aha.ee. Seal on nii mu mobiilinumber kui meiliaadress. Et kirjutage mulle, helistage mulle. Kindlasti leiame selle aja, saame kokku. Olen nõus täiesti tasuta teid kõik ühe korra konsulteerima. Nii et soovitavalt võiks see toimuda Tallinnas või Tartus, aga liigun ka mujal ringi. Nii et andke aga tuld ja küsige julgelt sellepärast, et meie siin AHA-s küll hea meelega anname teile head nõu ja ma usun, et see kunagi hiljem tuleb meile kindlasti tagasi, et ma arvan, et 10-20 aasta pärast olete teie need, kes siin žürii pingi peal on ja siis võib-olla tuleb mina küsima siin mingit auhinda. Nii et igal juhul tulge kindlasti. Aga siis on meil AHA-poolne auhind, mis siin kotis on siis parimale firmale siis tasuta pääse AHA keskusesse ja seda siis nii siia majja kui ka H4D elamuskinno, mis asub siis Lõunakeskuses ja juhendajal on veel Lennusadama tasuta pääse ka siin päris pikaks ajaks. Nii et kindlasti tulge siia AHA keskusesse. Juba 7. mail avame me Eesti kõige vingema näituse, mis kunagi muuseumite ajaloos tehtud. Koostöös Lennusadamaga tuleb näitus Ujub ja upub, mis tähendab siis seda, et paneme 8,5 tonni vett paneme siia 3. saali ja tulevad hästi vinged eksponaadid, et kindlasti te olete kõik käinud Titanicu näitusel. Kui teile see ei meeldinud, siis pole hullu, nüüd me teeme ägeda näituse, kus kõik eksponaadid on käed külge, saate põgeneda uppuvalt laevalt, lahendada Bermuda kolmnurga saladuse ja teha kõiki neid ägedaid asju, mida te läksite Titanicu näitusele tegema ja mida seal võib-olla ei olnud. Aga nüüd Lennusadamaga koostöös selle vinge näituse me ära teeme. Nii et kindlasti tulge, et see on kuni novembri lõpuni siin majas ja pärast seda tulevad dinosaurused. Nii et siis näete te tõesti Eestis siin igal pool neid dinosaurusi, mis siin saama hakkab. Ma arvan, et minu reklaamiminutid on ammu juba täis tiksunud, nii et mul on tõeliselt hea meel, et te olete siia AHA-sse tee leidnud ja ma
usun küll, et küllap te iga poole aasta tagant vähemalt tulete jälle, sest meil need näitused lähevad küll järjest ägedamaks, nii et palju õnne teile kõigile! Kuid see pole eriauhindade poolest veel kõik, sest võistlusel on täna ringi käinud ka Junior Achievement vilistlusorganisatsioonist SENT. Mida see lahti kirjutatud tähendab, uurige kuskilt välja. Kes see neile silma, sellest räägib meile SENTi juht Maik Mäses. Palun! Tere! Mina olen Maik ja ma ei ole juht, siis ma olen lihtsalt esimees. Nüüdseks kõik ilmselt teavad, mis asi on sild ettevõtlike noorte tulevikku. Ja kes ei tea, siis ei ole lihtsalt õpilasfirmad teinud. Sest et me oleme õpilasfirmade vilistlased. Ja me rääkisime enamustega ja meie sõltumatute ekspertide kogu, kes peab ennast kõige kompetentsemaks selles vallas, kuna me oleme ise õpilasfirmad teinud, valis välja enda arvates kõige lahedama õpilasfirma. Ja pikemalt ei räägikski, teeme niimoodi, et teeme kõik jalgadega, trambime ja kui ma lõpetan 5 peale, siis lõpetage ja ma kuulutan välja võitja. Auhind on see, millest me räägime teiega omavahel. Aga see on reaalne auhind. Nii et hakkame pihta! Science! Eriauhinna sotsiaalselt vastutustundlikule ettevõttele on välja pannud Coca-Cola. Palume auhinna üle andma Coca-Cola Lõuna-Eesti piirkonna müügijuhi Andres Punderi. Paganama raskeks olete selle otsustamise teinud, aga viimasel hetkel meie ettevõtte otsustab oma eriauhinna anda julgetele müstiliste lugude vestjatele Estoris. Veel üks eriauhind. Enda eriauhinna paneb täna välja audiitor ja ärikonsultatsiooni ettevõte Ernst & Young. Palun auhinda välja kuulutama ja üle andma Ernst & Youngi esindaja ja žürii liikme Silje Sanderi. Palun! Kuna te kõik tõenäoliselt teate, et siis Ernst & Young on üks maailma suurimaid audiitorfirmasid, siis meie oma auhinna väljaandmisel vaatasime põhjalikult teie finantsaruanded üle ja leidsime üht-teist nii positiivselt kui ka seda, mis veel õppida annab. Aga üks aruanne hakkas selle poolest silma, et sinna oli lisatud ka audiitori järeldusotsus. Ja võib-olla väike vihje veel edaspidiks ka sellele audiitorile kui ka sellele õpilasettevõttele, et jah, bilanssi küll kajastatakse teatud kuupäeva seisuga, kuid kui te kasumiaruannet kirjutate, siis tuleb ikkagi kirja panna, et mis perioodi kohta see käib, et antud ettevõttel oli ka see teatud seisuga, et oli aru saamatu tegelikult, et mitme kuuga nüüd see käive ja kasum oli tekkinud.
aga meie oma auhinna anname välja Lux Valgusele. Nii, aga nüüd on teie kannastuste lõpp, sest eriauhind on kõik välja jagatud ja käes on esikolmik. Ja kolmand koha saab, ei, nii lihtsalt ei lähe. Mulle tõesti väga meeldib siin olla. Sest mina ei tea, eks ole. Ma olen mäletat, kui meie olime siin omavalitsusel eelmine aasta, siis meil ju aeti sassi, meid kutsuti kõigepealt kolmandana kohale. Aga teid tegelikult üldse ei huvita see lugu. Nii, aga nagu öeldud, siis nüüd kuulutame välja 3 kõige tugevamat õpilasfirmat žürii arvates. Ja esimeseks kuulutame välja 2. ja 3. koha, kellele paneb auhinna välja Viking Line. Palume siia auhinda üle andma Viking Line'i tegevjuhi ja žürii liikme Inno Prodenko. Kolmanda koha auhind on väga magus. See on Viking Line'i laevareis. Meil on päris kade, et me seda ei saanud eelmine aasta, ma pean tunnistama. Nii, aga nüüd 3. koht. Maarja, kas sa tead, kas on 3. koht? Tean, aga sina? 3. koht. Pinge kasvab. 3. koht on... Ma ikka ütlen veel korra. 3. koha saab õpilasfirma Sants Tallinna Reaalkoolist. Kordan üle veel õpilasfirma Sants liikmed. Liikmed on siis Jörgen Joulu, Kaarel Kotkas, Kätlin Tammiste, Raine Urmas Maine, Uku Tammet ning õpetaja väga tubli Riin Saar. Nii, ja nüüd on vist 2. koha aeg. 2. kohale paneb samamoodi Viking Line välja laevareisi, jälle väga magusa laevareisi. 2. koha sai see aasta õpilasfirma Easy Clip. Tallinna 21. koolist liikmed Mari-Helen Starkov, Pillari Paas ning Silvia Krupp ning juhendaja Epp Vodja ja Hendrik Hindro. Arvate, et see vedada.
Nii, aitäh Viking Line'ile nende auhindade eest, kui nüüd oleme jõudnud esikoha juurde. Nii, see ei ole plaanitud õnnitamine ausõna, aga kukub päris hästi välja, eks. Ja esikoht saab päris mitu hea auhinda. Peauhinna paneb võitjatele välja Swedbank ja seetõttu kutsume siia auhinda üle andma Tauno Vanaseile Swedbankist. Austatud võistlejad, head osalejad. Mul on hea meel kuulutada välja aasta 2014 õpilasfirmade võistluse võitja. Selle õpilasfirma missioon kõlab järgmiselt. Julgustada lapsi omavahel rohkem eneseväljendust andma, omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Mul on hea meel kutsuda siia TK koolitus. Tänase võiduga kaasneb ka suur privileeg. Nimelt võimalus esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistluse juuli keskel ja kusagil muul kui Tallinnas. Kas te olete valmis tegelema pingsat ettevalmistustööd, et Eestit oma kodumaal esindada? Kas te annate oma sõna? See on tegelikult päris lõpus ka ausõna. Ei ole üldse nii karm see asi. Aga kui jassana käes, siis meil on hea meel öelda, et Arengufond on andnud lubaduse oma inimestega aidata meil teil valmistada Euroopa võistlusteks. Ja ning juba 4 eelnenud aastal on Eesti õpilasfirma Euroopa õpilasfirmade võistlused silma paistnud mitte ainult oma hea ettevalmistusega, vaid ka moodsa ja esindliku välimusega. Selle tähelepanu on meile toonud Baltika moedele. Annan sõna žürii liikmele Tiina Urmile Baltikast. Nii nagu head mõtted ja hea teostus peavad alati käima käsikäes, peab ka ilus sisu, suurepärane mõte ja kaunis vorm käima käsikäes. Nii et meil on rõõm teid ilusti riidesse panna, et te tunneksite ennast suurepäraselt minnes terve Euroopa ette oma väga inspireeriva ettevõtmisega. Palju õnne! Nii, õnnitleme võitjaid, see oli teist väga hea võit. Aga ärme unustada ka žüriid. Täna meie head ja õiglast žüriid. Palume lavale žürii liikmed. Aitäh teile!
Ilin. Tornisöömine on kõige parem aeg tegelikult kogu sellest võistlusest. Aga nüüd, jah, palun grupipildile kõik siia. Mis oli mõte, et kogunemise toolidele ja fotograaf on siin all? Oli nii, jah. Ehk siis jääge sinna, kus te olete. Võitleb. Tule ette. Tegelikult terve esikolmik. Palun kõik, kes kogu esikolmik tulge palun ette. Kuulake siis 3, 2, 1, pilt. 3, 2, 1, pilt. Ja nüüd kõik tordile. Ei, kohvikus. Põhjus küll, aga Что вы делаете?
Что еще на новости?